tere, Jaanus! Tervist. Tervitame külmast Viljandist, sina oled vist mitte oluliselt soojemas Tallinnas, aga treeninglaagri tingimused on siiski paremad kui Viljandis. Millega tegelete pühal teisipäeva hommikul? No, valmistume praegu hommikust treeningut ette, lõppdetaile siin panema paika. Mhm. Nüüd on 2 päeva selja taga. Kuidas sa võid nüüd tagantjärgi öelda, et igati õige otsus ja õigesti kulutatud raha? No absoluutselt, et selles mõttes temperatuur pluss väljaku kvaliteet. Et ma ütlen, me ei oleks Viljandis saanud midagi teha, et võib-olla saalis olla, aga lõpuks on see meistriliiga hooaeg tuleb lähemale nagu pikkade sammudega, et saali jalgpalli pealt sa ei lähe meistriliigat mängima, et see on fakt. Kui nüüd vaadata sealt laagrist tehtud pilte, kuttidel on näod naerul, ikkagi nauditakse seda trenni täiega. No loomulikult sellistes tingimustes, kui sa oled kuu aega pannud nagu liuvälja peal sealt põhimõtteliselt, kus sul kogu aeg midagi nagu peale ka veel sajab, siis praegu on ikka nagu paradiisis. Natukene selline teambuildingu asi ka ikkagi. Ja ikka, vaikselt need asjad tulevad, et teambuilding oleks siis muidugi, kui kõik vennad oleks nagu kogu aeg koos ja saaks võib-olla vähe pikemalt teha, et praegu on ikkagi niimoodi, et nagu Tallinn, need, kellel nagu pered Tallinnas on, et need on kodudest ja need, kellel siin ei ole nagu võimalust kodus olla või lähedaste inimeste juures, siis need on siin Männiku-Starnini hostelis koos staffiga. Aga lõunasöögid on ikkagi ühised ja koosolekud ja nii edasi? Ja ikka. Kuuldavasti nüüd oled Raikoga juba ka arutanud seda asja ja tõenäoliselt läheb nüüd kordamisele see laager ka uuel nädalal. Ei parane need ilmaolud siin ikkagi kuidagi piisavalt palju Viljandis? Praegu on ilmateade on üldse nagu isegi, kui sa vaatad nagu veebruari lõppu ja märtsi algus, kui meistriliiga mängud peaks hakkama, et tegelikult on see natukene nagu hirmutav, et lubab ikka nagu päris pikalt seda külma ja Kolmapäeval ootab meid ees treeninglaagrit lõpetav mäng Levadiaga. Millele, Jaanus, keskendute praegu seal nendes häädes oludes treenides? Teeme neid asju, mida me ei ole saanud siiani teha, seal ütleme, et mäng vastase poole peal ja erinevad lõpetamised, senderdused, löögid, sealt, kus siin saad nagu teha, et ei ole oht, et tugijalad alt ära lähevad ja saad asju nagu ütleme selliste optimaalsete kiiruste peal teha, nagu mänguliselt, et ei pea ennast tagasi hoidma, sellepärast, et kui live oleks või midagi. Mingi vigastuse oht, mis inimestel alateadlikult seal sees on. Need paremad treeningtingimused treenerile tõenäoliselt annavad ka võimaluse ikkagi näha mehi nii-öelda täisjõuga treenides, nende päris kvaliteeti. No loomulikult. Aga eks siin ongi, et iga asi võtab aega, et selles mõttes jälle on ju, et kuidas ma nagu ütleksin siis, et ka see võtab aega, et kuidas sa jälle maksimaalkiirustel hakkad asju tegema. Aga ei, poisid on hästi adapteerunud, et pühapäevane treening oli niisugune natuke uimane, aga eile tehti väga hästi tööd, et siit top. Ja täna ka, et tundus, et nad on nagu hästi taastunud eilsest raskest päevast, et näeme täna ka teie tambiga edasi. Aga hüva, aitäh sulle, Jaanus, ja jõudu meestele. Tulevik TV vahendusel siis saame näha kutt juba homme 16.30 Levadiaga ja Tulevik TV vahendusel see mäng. Jõudu tööle, Jaanus ja mehed! Aitäh, kena päeva!